Nii ma arvan, võime vist alustada, et kes siis veel liitub, see liitub. Minu nimi on siis Marek Laanisto, kes mind ei tunne varasematest veebinaridest, olen siis Bankopi ärijuht. Enne kui alustame sisulise poolega, ma räägin mõne sõnaga ka korralduslikust poolest. Te saate veebinari ajal mulle küsimusi esitada ja selleks on teile jätta niisuguse koha. Ekraani paremal küljel on teil siis selline menüü ja seal on siis koht nagu questions. Sinna saate siis kirjutada küsimused, mis teil siis webinari ajal tekivad ja siis pärast webinari vastan nendele. Kui see menüü on teil kusagil peidus, et on ainult niisugune riba siin ekraani ääres, siis selle riba üle alt leiate niisuguse kandilise oranži nupukese valge noolega, et vajutage sinna peale, siis see menüü tuleb teil nähtavaks ja siis leiate selle kohaselt ülesse. Otseselt märkid tegema ei pea, webinari salvestame ja saadame siis ka kõigile pärast salvestuse siis meili peale. Nii, aga mis seal ikka? Hakkame siis pihta. Räägin täna siis e-arvetest ja e-arvete vastuvõtust. Et miks siis on kasulik hakata e-arvet vastu võtma, kuidas neid saab kuidas siis e-arvete vastuvõtjaks saab hakata ja siis vaatan ka pärast pilgu siis Bankopi keskkonda, et kuhu need e-arved seal siis saabuvad, kui palju see maksma läheb ja nii edasi. Nii, aga mis asi see e-arve siis on? E-arve on siis selline nutikas arve, mis siis liigub siis saatja tarkvarast saaja tarkvarasse. Erinevalt siis PDF-arvest on siis e-arve siis masintöödeldav ja tänu sellele ei pea siis ka e-arvet siis enam käsitsi kusagile sisestama ega digiteerima. E-arvel on siis ka omad standardid ja tehnilised nüansid, aga sellesse süvenema ei pea. Teie teete ikka tavapärast arvet ehk et arve koostajal neid nüansse tegelikult teada vaja ei ole. Ja ühe asja ütlen veel ära, et olen siin tihtipeale kuulnud, et saatsin e-arve, et saatsin teile PDF-arve. PDF-arve ei ole e-arve. See on küll elektroonne, ta liigub küll elektroonselt, aga tegemist ei ole e-arvega. Nii. Siin mul on siis selline hea ülevaatlik slaid, et miks on mõistlik kasutusele võtta e-arvete vastuvõtt, ka saatmine. Ehk et kui palju tegelikult te välite sellega seoses igasugust liigseid tegevusi ja sellega kaasab ka väga korralik aja kokkuhoid. Ehk et siin on jah, nagu juba hästi näha, miks võiks e-arvete peale üle minna. Koostasin niisuguse tabeli, kus on siis kirjas, et miks siis eelistada üldse vastuvõtul e-arveid. Siin tabelis on juba väga hästi näha, kui palju siin on e-arvete juures siis rohelisi linnukesi ja teiste formaatide juures siis punased ristikesi. Aga vaatame selle siis kiirelt üle. Esmalt siis e-arve ei lähe kunagi kaduma, et kuna e-arve liigub siis tarkvarasse, siis on teil kogu aeg olemas. Paberarve puhul kindlasti olete kokku puutunud sellega, et kas ei joo see postkasti või siis PDF-arve puhul samuti. Arve pidi tulema, arvet aga mailboxist ei leia, pärast teate selle kuskilt spämmikaustast. Lisaks on e-arve kuluefektiivne, et
jah, nagu ma ütlesin, ka PDF-arve on küll ka elektroonne, aga seal siiski kaasneb väga palju muid inimtegevusi, nii et kindlasti on see kuluefektiivsus e-arve puhul oluline. Samuti on e-arvega turvaline. Kõik e-arve andmed on siis krüpteeritud, ei saa toimuda küberpettust ja arve on alati täpne ja õige. Näiteks PDF-arve puhul ikka võib juhtuda, et seal on kas on mingid andmed, ma ei tea, kas või kontonumber vale või mida iganes. Et e-arve puhul sellist asja siis nagu juhtuda ei saa. E-arve puhul on siis andmete edastuse töötlus on kõik automaatne. Samamoodi on e-arve efektiivne, ei vaja mingit eraldi digiteerimist ega manuaalset sisestamist, mis siis paber- ja PDF-arvetel on vajalik. Samuti on e-arvete puhul siis andmete hulk on hästi kvaliteetne ja täiuslik ehk et kõik andmed, mis on vaja, on seal reaalselt olemas. Teiste arveformaatide puhul alatihti võib olla, et ei ole seal kõiki vajalikke andmeid lisatud. Lisaks sellele on e-arve protsess on kiire, selle tulemusel jõuab ka arve kiiremini tasumiseni ja samuti on siis ka e-arve kindlasti väga keskkonnasõbralik. Võrreldes paberarvega on e-arve süsiniku jalajälg 63–99% väiksem ja PDF-i puhul siis tekib samuti sellist seoses siis PDF-arve käsitlemisega ka sellist digiprügi. Ja lisaks on ka PDF-arvega oluliselt suuremamahulisem, e-arve on kompaktsem ja need mahud on tegelikult väga väiksed, mis liiguvad. Seega eelistusi on küllaga, miks jällegi e-arveid vastu võtta. Kuidas siis saate siis e-arveid vastu võtta? Kui olete nüüd suuremast ettevõttest, siis suuremate ettevõtetele me pakume siis erilahendusi, kus siis saate samuti siis e-arveid vastu võtta kui ka teises formaatides saamud arveid. Aga selleks, et seda kõike teha, siis tuleks võtta ühendust meie müügimeeskonnaga. Nemad siis juba teevad teile siis kaardistavad teie vajadused ära ja teevad teile siis juba sobiva sellise rätsepalahenduse ja pakkumise. Kui aga olete väikesest ja keskmise suurusega ettevõttest, siis saate arveid vastu võtta ja saata siis BankUpis ja kui olete ka oma raamatupidamistarkvaraga nagu siis aktiveerinud raamatupidamistarkvaraga ühenduse, siis liiguvad need samuti siis automaatselt siis ka raamatupidajale töölauale. Kuidas siis hakata e-arveid vastu võtma? Kui on selline soov, siis kirjutage meile teeninduse meiliaadressile, et te soovite hakata e-arvet BankUpis vastu võtma. Me avame teile e-arvete vastuvõtu ja kui teid on e-arvete võrgustikus e-arve vastuvõtjana sisse lülitatud, siis äriregister saadab teile meilile teavituse ja siis tulete lihtsalt minna äriregistri kodulehele ja kinnitada see kanne ja oletegi e-arve vastuvõtja. Sisuliselt nii lihtne see ongi. Aga vaatame nüüd üle ka, kuidas siis BankUpi keskkonnas, kuhu need arved siis tulevad. Nii nagu ma ka eelmises webinaris rääkisin, siis ostuarvete vastuvõtuks on ainult üks koht, menüüs ostuarved. Kõik ostuarved, ka kaasa arvatud e-arved tulevad siia ostuarvete kausta. Ehk et teil ei ole vaja neid kuskilt keskkonnast otsida. Siin on ka mul hea kohe näidata, siin on üks e-arve on sisse tulnud
kui selle lahti teeme, siis te näete siin kenasti seda tavalist arvevaadet. Ehk et ei ole siin mitte midagi erilisemat ega keerukamat. Kõik see arve liikumine toimub taustal, see nutikas arve liikumine. Kui nüüd küsida, et kuidas siis nüüd see klient, kes teile selle e-arve saadab, et teab, et kas te olete e-arve vastuvõtja, siis kuna te olete äriregistris e-arve vastuvõtjaks registreerinud, siis kui teie siis klient hakkab teie andmeid oma süsteemi sisestama, siis automaatselt ta saab juba äriregistris selle e-arve kanali, et näeb, et te olete e-arve vastuvõtja ja automaatselt on kohe see kanal aktiveeritud ja e-arve jookidel kenasti siia BankUpi ostuarvete alla. Ja võib-olla siis niisugune põhiküsimus, et palju see siis maksab, siis vastus on see, et BankUpis ostuarve, e-arve siis ei maksa nagu eraldi midagi. See on kõigis pakettides meil sees, nii vastuvõtmine kui ka saatmine, kaasa arvatud ka tasuta paketis. Nii. Ma usun, et saite hea ülevaate, et e-arvest, mis on e-arve ja kuidas need siis liiguvad ja kuidas need aktiveerida. Aga nüüd ma siis vaataks, kas on ka teie poolt küsimusi tulnud. Nii, kohe vaatame. Nii, siin on küsimus tulnud. Eks kõrvust mööda meili aadress, kuhu peaks kirjutama, et ma tahan e-arveid vastu võtta. Mis see oligi? No, kui siin on mõeldud suurkliendi puhul, siis meie müügimeeskonna meiliaadress on sales.ee@unifedpost.com. Kui aga on soov e-arveid vastu võtta BankUpis, siis tuleb siis kirjutada meie teeninduse meiliaadressile teenindus@bankup.ee. Et siis selle kaudu saame siis aidata. Nii. Kas siin on veel küsimusi? Kohe. Nii, on siin veel mõned küsimused. Kui palju arveid ma saan tasuta paketi raames vastu võtta? Tasuta paketis on meil kuni 50 arvet aastas. Ja seda siis nii ostu kui müügiarvet kui kõikidest kanalitest. Äriregistri aktiveerimise teema jäi selgusetuks, et kuidas ikkagi arve saaja saab teada, et ma võtan e-arveid vastu. Äriregistris, kui te nüüd peate silmas, kuidas seda aktiveerida nüüd siis BankUpi, et kui te BankUpi kasutate, siis saadategi meile meili teenindus, et kohe vaatan. Nii, panen see meiliaadress ette, teenindus@bankup.ee. Meie siis avame teil e-arvete vastuvõtu ja teie lihtsalt ootate, kui tuleb meili peale äriregistri kiri, et võite siis seda kannet kinnitama minna, kinnitate ära ja oletegi siis e-arve vastuvõtja BankUpis. Nüüd, kui klient, kuidas tema teada saab, et te olete see e-arve vastuvõtja, siis tema siis seda juba näeb ka, kui ta hakkab oma süsteemist seda e-arvet välja saatma, siis tekib sinna see e-arve kanal. Kui aga klienti näiteks
hakata mõnda uut klienti sisestama ja hakata sealt andmeid võtma äriregistris, siis ta annab juba automaatselt teile selle e-arve kanalist külge. Nii, tuli veel üks küsimus. Kui ettevõte pakub teiste teenust, siis kuidas saab mitu ettevõtet kui ettevõte pakub teistele teenust, siis kuidas saab mitu ettevõtet seada? ei saanud sellest küsimusest päris täpselt aru. Ma ei saa nüüd aru täpselt, mis siin nüüd täpselt seal küsimuses mõeldud on. Kui teie ettevõte pakub teistele teenust, siis kuidas saab mitu ettevõtet seada? Raamatupidamise teenus firmadele. Okei. Kas siin on mõeldud äkki, et kui kas saab nagu mitu ettevõtet panna siis nagu back-up'i või? Nüüd siin, kui nüüd saan õigesti aru. Jah, kui teil on nüüd back-up'is, kui teil on mitu ettevõtet, siis jah, back-up'i saate sisuliselt panna kõik oma ettevõtted. Ehk et ülevalt korra vaatan, kas ma saan siit ka näidata. See küll otseselt Jaaku nüüd tänase teema, aga ma näitan selle ära. Näete, siin on üleval on teie üks ettevõte ja siin on sellised noolekesed. Siit noolekestele vajutades siis tekib siia teil nii mitu ettevõtet, kui siis ühesõnaga teil need ettevõtted sinna üles märgitud on. Kui see oli nüüd küsimus, kui see ei olnud päris see küsimus, siis võib alati mulle ka saata meili peale veel täpsemalt, et saan ka siis vastata. Nii. Vaatame, kas tuleb veel küsimusi. Hetkel tundub, et vist ei tule rohkem küsimusi. Aga kui kellelgi tekib veel küsimusi, siis võib mulle julgelt meili peale kirjutada. Andmed on siin näha ja vastan meeleldi. Aga ega muud kui ma tänan, et kuulasite ja kohtume siis juba järgmisel webinaril, mis toimub siis märtsis ja kus ma räägin siis e-arvete saatmisest siis back-up'is. Et mina tänan ja järgmise. Tuli veel üks küsimus ikkagi. Vastan selle veel ära. Kuidas toimub arve vastuvõtt tehnikalt? Mis siin tehnika all nüüd täpsemalt silmas peetakse? Seda ma nüüd ei saa päris täpselt aru. Nagu ma ütlesin, arvete vastuvõtt toimub kõik ostuarvete all. Ükskõik kus kanalist siis arve saadetakse, on see siis e-arve või mõni muu kanali poolt saadetud arve, siis kõike saate sealt ostuarvet vastu võtta. Kui see nüüd oli õige ja ammendav vastus, ma lugesin selle nüüd õigesti välja. Nii. Kas on olemas ka ostuarve kinnitusring? Pean kahjuks ütlema, et täna meil jah veel ei ole sellist kinnitusringi funktsionaalsust, nagu ta üldjuhul peaks olema, aga see on meil arenduses ja ma usun, et ja väga loodan, et äkki meil õnnestub see selle aasta veel saada, aga pead ei anna selle peale. Nii, siin on nüüd veel mõni küsimus tulnud.
kas arve saatja peab arve juba kuidagi eriliselt koostama, kui ta tahab selle mulle e-arvena saatma? Ei pea. Arve saatja koostab arve täiesti tavapäraselt, nii nagu arvet koostatakse ja tarkvara juba saadab selle arve meie tarkvarasse ehk näiteks BankUpi. Kui arve reaalsoodustused ei näe vastavat veergu. Arve reaalsoodustused ei näe vastavat veergu. Selle küsimuse ma vastaks hea meelega pärast nagu meili teel. See on natukene niisugune teema, mis peaks nagu koos juba üle vaatama. Et ma siin ei hakkaks seda pikemalt lahti rääkima. Et seda saaks juba pärast tuleb äkki koos üle vaadata. Nii. Küsimusi on väga kenasti tulnud. Vaatame, kas tuleb mõni küsimus veel. Kuidas arve vastuvõtmisel näidatakse read? Siis ma saan aru, et arve read. Nagu ma ka näitasin, lähen siis korra uuesti veel siia keskkonda. Teie näete siin kõrval seda nii ma liigutan endale ära. Näete tavalist arvevaadet ja siit te näetegi, siin on küll ühereaalne arve tehtud, aga siin on siis kõik read tegelikult, kui siin on näiteks 4 või 5 või 10 rida, siinsamas PDF vaates te näete põhimõtteliselt read kõik ära. Ehk et kui see nüüd oli õige vastus, mida te soovisite teada. Nii, aga hetkel vist rohkem küsimusi ma näen, et ei tule. Ja nagu ma ütlesin, et kui need veel tekib, mida võib kindlasti tekkida, siis julgelt kirjutage mulle ja räägime need asjad läbi ja annan küsimustele vastused, et siin üks küsimus nagunii jäi meil õhku, et vaatame sellega kindlasti üle. Aga mina tänan ja kohtume siis märtsis järgmisel webinaril ja ilusat päeva teile!